Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Meie tänaseks külaliseks on Piret Tänav. Juttu tuleb kulturismist, heast tunnist ja sotsiaalsetest eksperimentidest. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Meie tänaseks külaliseks on Piret Tänav. Tere, Piret! Tere hommikust, Maigi! Kust sa tuled, räägi? Praegu tulen kodust, aga kui üldse mõelda, kust ma tulen, siis ma tulen Saaremaalt, sest ma olen seal sündinud. Nii et selleni me jõuame, aga ma palun alati, et iseloomusta ennast või tutvusta ennast, kumba sa ise tahad, aga sa ei tohi kasutada sõna õpetaja. Mina tutvustaksin siis ennast nii, et inimene, saarlane, kultuurihuviline, ema, tütar ja kunagi olen olnud isegi korteriühistu esimees. Millal see oli? Ma ei taha seda meenutada. Kuidas sind ära räägiti siis? See on hästi kummaline situatsioon, kui me koolis õpetame inimesi, et palun seiske enda eest ja olge alati valmis nii-öelda oma tegudest ka vastutama, siis ma olen see hoiatav näide, kes jäi korteriühistu nii-öelda koosolekul tukkuma ja ärkasin selle peale, et ma olin valitud ühistu esimeheks. Nii et palju õnne mulle. No selliseid valimisi oleme me ennegi näinud, kus valitakse keegi, kes nii-öelda jääb tukkuma. Jah, et selles mõttes jah, et see on eraldi niisugune kategooria. Noh, loodame, et see on siis viimane kord. Aga sa ütlesid Saaremaalt, alustame pigem sinu kooliteest. Sa oled käinud Paides koolis? Jah, ma olen sündinud Saaremaal, aga koolis käinud Paides ja Paides siis kuni lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja sa lõpetasid kuldmedaliga? Ma arvan, et see ei oma erilist tähtsust. Ma tahaks tegelikult ikkagi küsida, et kuidas jõuda kuldmedalini? Ma arvan, et väikeses koolis, väikeses linnas on see üsna lihtne. Lihtsalt sellepärast, et kui sa oled natukenegi kaasamõtlev inimene, siis see on üsna kerge. Kas see oli sulle eesmärk lõpetada medaliga või see? Ei olnud eesmärk. Selles mõttes, et pigem nagu mitte paratamatus, aga see lihtsalt tuli. Aga ma arvan, et jah, et eks nendel kuldmedalitel on ajas olnud erinev väärtus ja kindlasti on ka koolidel ja koolide kuldmedalitel erinev väärtus. Aga mulle meeldib see, et see kuldmedal on mulle selles mõttes väga palju nalja teinud, et kunagi üks tuttav sai teada aastakümneid hiljem, et ma olen kuldmedaliga lõpetanud ja helistas mulle keset ööd ja küsis nõu mingis täiesti jaburas asjas. Ja siis talle tundus, et nüüd ta saab targa inimesega rääkida, ega see mu vastus ikkagi mingi kaalukam ei olnud, aga see oli jah päris naljakas, et mõne inimese jaoks see on oluline. No mulle jäi see nagu silma selles suhtes või ma hakkasin ka mõtlema selle peale, et kuidas seda nagu saavutada. Sa õppisid Paides ja siis tulid Tartusse. Just, täpselt. Aga miks ajalugu õppima tulid? Ajalugu ma tulin sellepärast õppima, et ajalugu mind huvitas ja minu ema on samamoodi ajalugu õppinud ja ma olen kuidagi selle mõttega kogu aeg kasvanud, et kui ma kooli lõpetan, siis ma lähen ajalugu õppima. Kuigi ma tegin ka eksamid nii, et oleks võimalik arstiks minna õppima või ka keemiat, aga lõpuks ikkagi ma ei julenud vist nii radikaalne olla, et läksin ikka klassika suunas ja valisin ajaloo. Kas sa teadsid kohe, et sa tahad õpetajaks hakata? Jah, ma teadsin ja see tundub veel eriti tobe vastus, et mis asja, aga ma arvasin, et mulle võiks see sobida ja nii ma tegingi. Kas sul oli ka vahepeal mõni teine mõte või sa läksidki kohe nagu? Teisi mõtteid on ikka olnud, aga üldiselt on, kui mu elulugu vaadata, siis jah, üldse sirgjooneliselt on läinud see kooli ja õpetaja ameti suunas. Vaatamata sellele, et sa nagu nägid kõrvalt, milline see amet on? Jaa, et see ongi selles mõttes hästi tore, et mul kodus, et siiamaani, kui räägitakse minu karjäärivalikust, siis tuuakse alati, et näitena, et meil Piretil läks väga pahasti ja siis kõik küsivad, et mis temaga juhtus siis
no ta läks ajalugu õppima ja hakkas õpetajaks, et see on selles mõttes jah, et ma olen selline nagu mustlammas. aga mis sa ise ütled selle peale siis? Ei, ma ei ütle midagi, sest et kui mul täditütar tahtis ka ajalugu õppima minna, see oli päris naljakas, et mulle ema helistas, et tead, et me peame päris mustaks stsenaariumiks valmis olema. Ja ma nii ehmatasin ära ja siis tuli välja, et täditütar tahtis ka ajalugu õppima minna. Et see oli lihtsalt nii hästi sõnastatud, et me peame ikkagi päris mustaks asjaks valmis olema. Aga nii on, midagi ole teha. Ja praegu mulle tundub, et mu tütar tahab ka ajalugu õppima minna, mis on eriti tore. Aga sinu jaoks ei ole see ju must stsenaarium? Ei, ma nii ei sõnasta kindlasti mitte. Kuigi ka, kui tütar mulle seda rääkima hakkas, oli ka jällegi päris kummaline. Ütles, et ema, ma tahan sulle midagi rääkida. No ja siis te võite isegi kujutada, mida emad kõik peast läbi mõtlevad ja on milleks kõigeks on valmis. Ja siis, kui ta lõpuks ütles selle teate, siis mõtlesin, et neil, aga miks sa midagi sisulisemat ei öelnud või midagi, mis tõesti oleks uudis. Olgu. Aga õpetajaks sa nagu hakkasid ja mu küsimus on see, et sa läksid tegelikult Paidesse tagasi. Jah. Kuidas on oma koolis, kus sa käisid 12 aastat, kuidas on nagu õpetaja olla seal? See on üsna huvitav selles mõttes jah, et kui sa mõtled, et sinu kunagistest õpetajatest ja võib-olla ka mõnest iidolist saab sinu kolleeg, aga ma läksin sinna Paidesse ainult 9 päevaks nädalas ja ma lihtsalt läksin selle mõttega, et kuna mu ema töötas seal, et palun, et anna mulle mingi klass, et ma saaks lihtsalt proovida ja siis ta muidugi tutvuse poolest andis mulle kõige raskemad klassid. Ja siis, kui ma läksin hästi elevil sinna, et oi tere, ma tulin tagasi ja et mul on 2 klassi ainult ja mõtelge, kui tore, siis kõik vaikselt naersid, et palju õnne sulle. Need on kooli kõige hullemad klassid, et alusta tööd, kui soovid. Ja no läks hästi ühesõnaga? Ei, no see mingi edulugu kindlasti ei ole, aga lihtsalt alustuseks vist ongi päris hea, kui sa saad niisugused klassid, mis ei hellita sind. Kas oli ka siis juba klassijuhataja? Ei, siis ma klassijuhataja ei olnud. Et kuidagi ma käisin jah 1 päev nädalas neid õpetamas, aga kuidagi see ajalootunnid olid nende jaoks ka vist päris koormavad. Igatahes meil teisipäeviti olid tunnid ja siis, kui meie tunnid lõppesid, siis nad ütlesid nii toredasti, et õpetaja meil sai nüüd nädal läbi, et see kõige hullem osa on möödas. Et no see on ka päris hea tagasiside. See oli kompliment. Ei, absoluutselt. See oli kompliment. No ja sealt edasi mulle tundub, et sulle meeldib bussiga sõita. Jaa, ma olen täiesti bussi inimene, et ma võiks nendest bussijuttudest, võiks eraldi raamatu välja anda. Oled sa kirjutanud üles neid? Ma ei ole neid väga üles kirjutanud, sest kui ma kuskil räägin neid, siis keegi väga ei usu neid ja siis mõtlen, et kui ma neid kirjutaks ka veel, siis keegi vist mõtleks, et ma lihtsalt... On sul kohe praegu rääkida mõni bussijutt? Bussijutt on, no selles mõttes sa võiksid isegi nagu alateema öelda, et mis laadi jutt, aga näiteks ma tõesti käisin 6 aastat Põlvas, õpetasin ja see tähendas siis igal hommikul sõitu ja igal pärastlõunal siis tagasi. Ja see tähendas seda, et ma olen kohanud niivõrd erinevaid bussijuhte, alates sellest, et igal hommikul näiteks bussiuks ei läinudki kinni, et me sidusime paelaga seda kinni. Või näiteks, et bussijuht võis näiteks lihtsalt keset seda teed teha äkilise pöörangu ja minna koju, sest tal oli lihtsalt seal toit valmis saanud. Ja see, et sinul on kuskil nagu kella pealt minek, et see nagu ei puutunud teemasse ja kui sa küsisid, et oi, aga vabandust, mis kellast me jõuame, siis ka rõhutati, et ei tasuks nii kärsita olla, et me jõuame. Olgu, et hoopis teine maailm, kui tahaks sellist konkreetsust ei ole, eks ole? Absoluutselt ja et selles mõttes et võta vabalt, et me ju sõidame, et ära olen nii kinni oma mingites asjades, et selles mõttes oli see kihvt, aga kui sa pead täpselt jõudma, on see päris keeruline. Aga sa käisid Põlvas tööl iga päev või ka mingid päevad? 4 päeva nädalas. Ja kuidas see bussisõit nagu oli? Kas sa kasutasid seda aega, vaatlesidki inimesi ja mõtlesid, kas sa jääd ellu seal bussis või? Võib-olla väike vahemärkus siia, et Tartust Paidesse on 105 kilomeetrit ja Tartust Põlvasse on 47 kilomeetrit. Ja nüüd korrutage see kõik 2-ga. Või sa kasutasid seda kuidagi ka tööd? Ma olen seal töid parandanud, ma olen seal igast asju teinud, oma last kasvatanud, olen, ma ei tea, mingeid asju ette valmistanud, aga olen ka lihtsalt tukkunud. Nii et selles mõttes, et jah, et see ongi selline kummaline aeg, et mõnes mõttes aitas see häälestuda koolipäevaks ja häälestuda koolipäevast välja väga hästi, aga selles mõttes jah, töökeskkonnana ta ikka päris hea ei ole.
Ja pärast seda tulid sa Härmasse õpetajaks. Just. Ja sul saab nüüd 10 aastat varsti. Oi, ma tänan, et sa seda meelde tuletad. Jah, 10 aastat. Selle 10 aasta jooksul, mis sa oled Härmas korda saatnud? Ma nüüd, see on väga ilusti iseenesest kõlab, et mis sa oled korda saatnud. Ma ise pean oma võib-olla kõige tähtsamaks seda, et ja peaaegu kõigi nende aastate jooksul, välja arvatud siis esimene aasta, olen ma olnud klassijuhataja, et ma olen püüdnud vähemalt saata teele siis ja praegu saatmas 3. lendu gümnaasiumi astmes ja ma olen püüdnud võib-olla siis kooli kollektiivi pakkuda oma nägemust sellest, kuidas võiks õpetada ja kuidas ma siis reaalselt ka õpetan. Kuidas sa siis õpetad? Tont seda teab, kuidas ma õpetan selles mõttes, et seda on ju väga raske niimoodi mõne lausega kokku võtta, aga ma olen püüdnud ikkagi mõelda mingeid uusi asju välja või mingeid projekte või mingisuguseid selliseid tegevusi teha, mis laiendaksid õpilaste tavapärast kogemust. On kunagi oli vahepeal väga lihtne, kui ei olnud erinevaid piiranguid, näiteks õpilastega käia kas Tartu vanglas või olen käinud nendega ju ka haridusministeeriumis või kunagi isegi olen ka õpilasi, mitte küll Härmas, aga isegi viinud sünnitusmajja. Et lihtsalt see on see, et viia neid rohkem elu enda juurde ka. Aga praegu on jah, see natuke keeruline. No, mul on mõned sellised väiksed küsimused lihtsalt, et kas sa ise tead, et mitu esitlust sa oled elu jooksul teinud? Ma ei tea neid esitlusi ja ma ei ole enam ammu suur esitluste fänn ka, et selles mõttes ma ei oska seda öelda ja ma ei pea neid väga ka oluliseks, selles mõttes, et mulle tundub, et see number iseenesest ei pruugi väga informatiivne olla. Miks ma seda küsin, sest ma leidsin siin interneti avarustest sinu mingi varasalve, kus oli ikka väga palju esitlusi ja ma mõtlen kui palju sa neid oled huvitav loonud, et neid võib olla ikka tuhandetes. Neid võib olla päris palju, aga lihtsalt mul on see mure, et ma ei mäleta ühe keskkonna seda kasutajat, ma hea meelega võtaksin nad maha. Selles mõttes nad on lihtsalt ajas ammu vananenud, aga mul ei tule selle parool meelde ja ma ei mäleta ka enam, millise meiliaadressiga see seotud oli, ehk see ongi see õpetus, et üks asi on asju üles panna, aga ole siis ka asjalik neid maha võtma. Et selles mõttes ma tean, et ma peaks need maha võtma. Olgu. Sa mainisid juba, et sul oli kolleegideks siis sinu iidolid, et kes on olnud sinu eeskujud õpetajatena? Kui ma Miina Härmasse tulin, ma olin eelnevalt olnud ka Miina Härmas praktikant ja minu juhendaja oli legendaarne ja on legendaarne Urma Linnus. Et soovitan kõigile, kellel vähegi võimalik saada selline juhendaja, kes on ise nii-öelda suur eeskuju. Nii et Urma Linnus. Jah, et ma olen Urma Linnuse koolkonna läbinud, et ma arvan, et see peaks olema omaette kvaliteedimärk. Seda võib patenteerida võib-olla siis. Kas sa mäletad, sa mainisid, et esimesed aastad ei olnud et ei tea, kas nad olid need kvaliteetsed või millised. Aga milline on sinu jaoks üks hea tund praegu? Ma arvan, et praegu, jätame ikkagi selle distants ja selle õppe kõrvale, et hea tund on see, kus sa tunned, et sul endal on huvitav, kus õpilased tulevad kaasa ja sa tajud, et nii-öelda tunni algus ja tunni lõpu ajavahemiku vahel on ikkagi midagi toimunud, mis on kas loonud õpilaste või ka õpetaja enda jaoks tähendust, aga et see aeg ei ole lihtsalt olnud maha visatud. Ja et selles protsessis on ikkagi võimalikult paljud õpilased klassiruumist osalenud. Mida sa arvad sellest, et tund võiks olla pikem kui 45 minutit? Kas sa tunned ka, et see lisaks mingit väärtust? Täiesti võimalik on, sest on mingid erinevad tegevused, mida ongi raske 45 minuti sisse mahutada, aga kuna ma õpetan ka põhikoolis, siis ma vahel tunnen, et õpilased ikkagi väsivad, et ma ei saa mõelda, et minule endale meeldiks ühe soojaga, aga ma pean arvestama, et neil on hingamisruumi ka vaja. Olgu. No ma guugeldan kõiki. Ma guugeldasin sind ka. No tuleb igasuguseid huvitavaid asju. Tuleb palju huvitavat, aga esimene asi, mis tuleb, mis sa arvad?
ma ei tea, mis tuleb, aga ma tean, et mul on nimekaim, kes tegeleb kosmeetikaga ja tal on oma firma, mis ongi sama nimeline, mis ma ise olen. Ja mul on olnud situatsioone, kus ka inimesed, kes ei ole mind kunagi näinud, on guugeldanud ja siis on millegipärast olnud neid tunne, et kui ma ruumi astun, siis minu kuidagi välimuses kajastub see kosmeetika ja niimoodi üsna rohkelt. Et siis on tekkinud küsimus, et miks ma tegelen kosmeetikaga, kui ma seda väga ei kasuta. Ja. Ei ole see? Oskad sa veel arvata? No seda ma leidsin ka, aga see ei ole esimene. Aga ma no ilmselt siis ongi see, et kus ma praegu näiteks töötan. Jah, see oli ka seal, aga põhimõtteliselt esimene asi, mis minu Google andis, oli sinu ajaloo töövihik 7. klassile. No väga tore, kui see nii kõrgel kohal on, selles mõttes, et see on üsna spetsiifiline asi. Ja. Kas sa tead, palju see ajaloo töövihik maksab? Ma ei tea, kui palju see maksab, aga mulle meeldib selline asi, et mulle on kunagi Facebooki kirjutanud üks õpilane, kes on olnud siis sellel hetkel, kas oli see Rakveres või oli see kusagil mujal, tunnis ja ta on kirjutanud mulle, kuule, kui sa teinekord töövihikut teed, ära seda ülesannet pane, see on nii tüütu, tead, kui raske mul praegu tunnis on. Siis mõtlesin, et see on päris huvitav tagasiside, et et ta kirjutabki mulle täiesti laivis. Ja laivis kirjutab ja kirjutab Facebooki, me ei ole mingid sõbrad, vaid aga lihtsalt ma vaatasin, et tuli tulnud teada. Mis ülesanne see oli? Ma ei mäletanud ka, sest et see tuli kuskil hästi suvalisel hetkel ja ma ei, ütleme, et sel hetkel ei olnud ka võimalik mul endal vaadata, aga see oli päris hea. Ja siis ma mõtlen, et see on ka huvitav tagasiside, et vaata, kui inimesed lahendavad keset päeva sinu ülesandeid, et ole siis ka valmis seda tagasisidet saama. No see tööviik maksab 6.35. Aha. Sa teaksid lihtsalt infoks. Kuidas sa selle tööviiku tegemiseni jõudsid? Ma olen kirjutanud õpikutele ja erinevatele tööraamatutele retsensioone ja siis kunagi pakuti välja, et kas ei tahaks 7. klassile kirjutada ja koos sõbrannaga me otsustasime siis hakatagi kirjutama. Et see oli lihtsalt nagu tutvuste kaudu ja mõte oli see, et proovime, et teeme siis natuke teistmoodi, kui varem on tehtud, et ei ole mõtet kopeerida seda, mis on juba olemas, vaid et proovime uuemas võtmes või teistsuguse lähenemisega, et me püüdsime siis tookord hästi palju siduda sinna töövihikusse loovkirjutamisülesandeid. Et see oli natuke teine vaatenurk tavapärasele ajaloo töövihikule. Ja seda arvatavasti see õpilane siis kritiseerib. No ilmselt ta oli selline õpilane, kellel niisugused kirjutamisülesanded ei sobinud ja selle tagasiside ma ka siis kohe sain. No, olgu. Kui kaua selline protsess aega võttis teha sellist tööviikut? Need tööviikud ja asjad võtavad täpselt nii kaua aega, kui sul on antud tähtaeg. Sest et kui sa teed midagi millegi kõrvalt, siis on selge, et sa teedki seda nii, et mida enam töövihik läheneb, tähtaeg läheneb, seda enam sa hakkadki seda tegema. Et seetõttu ma ei saa seda aega ette öelda. Lihtsalt see ongi see, et sa põhimõtteliselt ju võid, see aeg on ju lõputu, et sa võid neid ülesanded hästi palju välja pakkuda ja siis lasta nii-öelda teda retsenseerida ja siis sealt omakorda lasta välja noppida see, mis sobib. Et selles mõttes, et see on ju tegelikult päris pikk protsess enne, kuidas päris töövihik saab. No tundub selline hea tagasiside selles suhtes ka enda nagu professionaalsele arengule teha mingi töövihik. See tunduks minule vähemalt väga äge asi. See tundub ja selles mõttes ongi väga tore, et tehagi aeg-ajalt neid asju, et mis nii-öelda sunnivad ühe asja niimoodi süsteemselt läbi vaatama, et eks me kõik mingisugused erinevaid ülesande töölehti oleme teinud, aga et kui võtta riiklik õppekava ette ja hakata minema, selles mõttes, et sa ei saa nii, et sa paned ainult oma lemmikülesanded, vaid et sa pead tegema ka neid ülesanded võib-olla, mida sa ise nii ka elamuslikult alati ei tee. Sa teed kõrvalt nii palju, kui ma olen nagu näinud, sa teed ka hästi palju loomingulisi ülesandeid juba mainisid, aga ma nüüd kõik naeravad kindlasti, aga neid meeme või? Ma ise meeme väga ei tee. Või lased siis õpilastel? Ma olen õpilastel lasknud teha, jah, aga ma ise vähemalt enda teada ei tee veel. No. Jah, aga lihtsalt selles mõttes, ma väga neid armastan ja ma väga armastan nagu selles mõttes igasuguseid nalju ja huumorit küll. Et seda ei saa eitada ja ma aeg-ajalt lasen ka teha tõesti tunnis erinevatel teemadel, et kontrollida lihtsalt, et kas õpilased on samal lainepikkusel kui mina. Okay. Kas uute tööviikusse võiks see ülesanne ka sisse tuua? Võiks, aga see ongi siis ilmselt töövihik ei ole see kõige mõistlikum nagu platvorm, et see ongi see, et näiteks ka töövihikus on aeg-ajalt võib-olla mõned ülesanded, et miks, aga see ongi see,
et kui see on paberkandjal, siis sobivadki sinna ju niisugused ülesanded, milleks on paberit vaja. Et aga ei, absoluutselt, et see võib olla, et kas, et noh, see ongi, tegelikult huumor on ju selles mõttes mõnikord võidakse neid ülesandeid võtta väga kerglasena, et no mis nali või mis, aga selleks, et mingil teemal nalja teha, peab seda teemat ikka väga peenelt tundma, et see nali oleks ka päriselt naljakas. Et selles mõttes, noh, mina ise hindan seda väga kõrgelt, seda žanri, et ta on jah, jätab kerglase mulje, aga kui head nalja teha, siis see on päris raske. Et ma arvan, et paljud ei küündi selle tasemeni. No selles, kui ma ei saa teemast aru, siis ma ei oska ei oskagi teha nalja, aga lihtsalt, et see võib tunduda veider, et miks ma pean tegema mingisuguse asja, aga seda kaudu on jällegi võimalik millelegi läheneda natuke värskema vaatenurga alt. No ma küsin su käest otse, miks sa said aasta õpetajaks? Ma vastan aastal otse, siis 2000. et ma ei tea. Sa ei tea? Jah, selles mõttes, et ega seda ju väga pikalt ei selgitata ja ma isegi tookord ei tea ka siiani, kes selle nagu esitas, noh selles mõttes, et noh, küll kool mingi hetk, aga ma mõtlen, et kes kooli seest, et seda ma ka ei tea. Et ma jään nagu väga, mu vastus on väga napp praegu. Ja, aga no kuule ei tea, et sa oled olnud aastaõpetaja 2 korral. Jah, et ma olen kunagi olnud ka Põlvas aastaõpetaja, jah. Ja gümnaasiumi osas siis? Jah. Gümnaasiumi õpetaja. Sa annad tegelikult ju põhikoolis ka tunde. Annan. Kas, kui sa saaksid, kas sa valiksid ühe või sulle siiski pakuvad mõlemad? Mulle pakuvad mõlemad huvi ja selles mõttes ma mõtlen, et see on väga värskendav aeg-ajalt õpetada nii siin kui seal, et ka iseennast kontrollida, et kuidas toimib. Kuigi ma saan aru, et teatud eelised on loomulikult sellele, et sa spetsialiseerud teatud vanusegrupile ja siis seal lähed tõesti väga sügavuti, aga mulle meeldib vaheldusrikkus. Olgu. Kas sul on ka mõni lemmikteema, mida sa... Mul kindlasti lemmikteemasid on üsna palju, aga mulle näiteks teemad, mis tavaliselt õpilastele väga meeldivad, need minu lemmikteemad ei ole, näiteks ma ei ole suur Hitleri ja Stalini fänn. Selles mõttes, et ma ei oota väga kirglikult, et millal ma saaks neist rääkida. Pigem mulle meeldivad niisugused eluolu kultuuri puudutavad teemad rohkem ja näiteks ka keskaeg on väga, ütleme selles mõttes perioodidest, mida võib-olla õpilased väga ei armasta, aga keskaeg mulle pakub huvi. Ja näiteks ka Eesti ajalugu, mis ka ilmselt hakkabki inimesele rohkem huvi pakkuma, kui ta ise natuke vanemaks saab. Et ma saan sellest hästi aru, et on õpilasi, kes ütlevad, et nemad seda agraarajalugu rohkem kuulata ei taha. Või see on lihtsalt selline väljend, kui sa hakkad Eesti ajalooga pihta, et kas võiks millestki nagu vähe sisukamast ka rääkida. Aga see ongi see, et nendest nüanssidest sa saad võib-olla teatud vanuses paremini aru. Olgu. Mõned küsimused ja siis vaatame, mis me sinu kohta veel teada saame. Nii. Sul on üks jokker ka, et sa ei pea vastama. Ja kui sa tahad mõnda küsimust kommenteerida, siis võtta julgelt aega ja sul on siis üks või teine. Aga alustame. Esimene või teine maailmasõda? Esimene. Jaa. Sul tuli selline ohe või siuke... Ei, praegu ei selline mulje, nagu ma oleks ise seal osalenud, et ma jäin nagu kuidagi sellises olekus, et esimene need lihtsalt selles mõttes, mul tuleb meelde esimese maailmasõjaga, et kunagi, kui ma seda õpetasin noore õpetajana, siis ma rääkisin sellest ja ma ütlesingi, et selle sõja mõistmisel ongi meil võib-olla raske, et kuna neid veterane enam elus ju ei ole ja et see inimlik kontakt selle sõjaga on kaugeks jäänud, kui õpilased tõstsid tagapingist käe ja ütlesid, et õpetaja, kas teile ei tundu, et meie õpetajate kollektiiviski on inimesi, kes on esimest maailmasõda näinud? Et ta tegi lihtsalt nagu huumorit, aga see oli päris naljakas, et nende jaoks tundus ja, et ühelt poolt see õpetajate vanus ja esimene maailmasõda, et see tuleb mul see lugu lihtsalt sellega meelde. Olgu. PowerPoint või Pretsi? Preesi, jah. Või Preesi või... Ma ka ei ole. Miks? Sellepärast, et Preesi on dünaamilisem, aga ma ise loomulikult, Preesi on dünaamilisem, ütleme siis nii, ja võimaldab olla nagu natukene visuaalselt huvitavam.
Okei. Jakobson või Hurt? Hurt. Jah. Tahad sa põhjendada? Sul jäi kuidagi lausa? Ei, Hurt lihtsalt ma jäin korraks mõtlema, et kui mõelda nende omaaegsele konfliktile, siis pigem ma olen see rohkem vaimu inimeste poolel kui pragmaatikute poolel. Olgu. Millise soenguga elaksid elu lõpuni? Kas Anne Veski või Kersti Kaljulaid? Vaata, Annel on see vist nii paika loksunud, aga Kerstil minu meelest on nii tugevas muutumises, et ma praegu võtaks Kersti, aga jah. Võtaksid Kersti. Olgu. Saaremaa või Hiiumaa? Saaremaa. Värviline või mustvalge pilt? Värviline. Sulle meeldib pildistada? Ma arvan, et meeldib, aga meeldib vist sama võrra ka kõigile meile, inimestele. Ma olen vaatanud täiesti imestusega su Instagrami kontot, et kuidas sa nagu siukseid asju näed, et sul on mingi eriline vaade elule. No ma tänan. Mulle ikkagi, ma vist otsin ikka seda igasuguseid veidrusi või naljakaid asju, mis mind kõnetavad. Et mul on olnud isegi niimoodi, et ma olen kõndin nagu tänaval ja näinud ka mingit sellist asja, siis mõtlen, pidret võiks siin pildi teha, et ma ei ole kindlasti ainuke, kes seda öelnud on. Olgu. Ja see on hästi tore. Jah, et sa võiksid kindlasti talletada kuidagi. Kas sul on need fotodena ka või on see ainult? Ma ei ole neid ma olengi selles mõttes neid Instagrami sellepärast kogunud, et mul ei läheks need meelest ära ja et kui ma isegi telefonis nad kaotan, et siis nad olekski kuskil alles, mis siis, et see kvaliteet seal siis loomulikult ei ole väga hea, aga et talletangi enda jaoks, aga et ma olen ta lihtsalt selles mõttes jätnud ikkagi teatud määral avalikuks, et ta ongi rohkem suunatud mulle endale. Sul on ka tegelikult õpetaja konto, eks ole? Jah, ma sellega alles olen alustanud ja ta ei ole veel väga sisukas, sellepärast et ühelt poolt on olnud see, et ta ei ole olnud number 1 prioriteet, aga jah, see on väga toores. Aga mis su see eesmärk on? Eesmärk on see, et mitte võib-olla kaardistada iga asja, mis mu päevas õpetamisega või õppetöös on, vaid pigem midagi, mis on nagu ekstra, mida ma ei ole varem teistel näinud või mingisuguseid asju. Et ma väga nagu ei taha neid samu asju korrata või mingisuguseid, aga püüda seda teha, et ma olen mõelnud enda jaoks, et ideaalis tahaks talletada ka erinevaid muuseumikülastusi enda jaoks, sellepärast, et muuseumite näitused lähevad ju teatud ajaperioodi tagant maha ja ma ise ei suuda ka oma piltides alati orienteeruda ja neid üles leida. Aga praegu eriti muuseumites, see käimine, ütleme eriti Tallinna muuseumites on raskendatud, seetõttu mul ka see eriti ei täiene. Olgu, et sul on nagu eesmärk olemas ja ütle korraks see nimi ka, et... See on Street of Education. Ma vaatasin ka huvi pärast, kunagi õpilased küsisid õpetajate päeval vist, et mitu pilti sul on. Kas sa tead, mitu pilti sul nüüd on Instagramis? Ei, ma ei tea. Sul on 2697 pilti. Et selline, kes tahab siis vaadata, siis see on sinu see vaade. Aga lähme edasi. Edward von Lõngus või Peeter Paul Rubens? Ikka Lõngus. Istudes või püsti? Püsti. Tundi annad? Sageli püsti ja kahjuks väga palju liikudes, just sellepärast, et ma tean, et õpilasele vist meeldiks, kui õpetaja oleks rohkem staatiline, üks on kindlam punkt. Selles mõttes on lihtsam jälgida, aga mul on see probleem, et ma mõtlemisel pean liikuma ise ka. Ja see ongi selles mõttes, et hästi raske, et ma peaks... Kas sa liigud ees või läbi? Ma võin täiesti, kunagi on isegi mind tunnis vaatlemas käidud ja tehtud joonised, kuidas ma liigun, sest ma ei teadnud, et tegelikult tunni teema oligi vaatlejal, et ta vaatab, kuidas ma liigun. See oli päris huvitav, sest ta tegi nagu päris joonise. Jah, aga see oli muidugi näha, et ma olin nagu vaatlejad muidugi totaalselt vältinud, et see oli päris huvitav kujund, aga et see oli jah. Ja siis ma ka nagu mõtlesin, et vau, et kui palju tegelikult ma käin. Aga siis, kui tund jälle algab, siis mulle peale see meelest ära, et võib-olla ei peaks nii palju kõndima. No see on nii inimese sees arvatavasti, et sa ei saa seda nagu välja. Jah, sa pead nagu väga, ma olen proovinud ka seda, mul on ka see, et ma nagu ei suuda istuda seal, eriti kui see kuvar on seal ees. Et ma olen nagu reaalselt sundinud ennast, et istu nüüd, eks ole, või...
jah, et noh, katsetada, et kuidas siis see tund on. Kas lumi pakib või hakkab kokku? Hakkab kokku. Kontakt või distants? Kontakt. Kuidas sulle see distantsõpe? Meeldib. Jah. Ma ei oska selle kohta veel väga palju öelda, sellepärast, et mul on hästi segased tunded selles osas, et ma ei oska selle tulemuslikkust hinnata ja teiseks ma ei oska iseennast selles tunnis kõrvalt vaadata, et ma olen küll mõelnud, et äkki ma saaks teha endale nagu testõpilase kasutaja, et ma saaks ise, ma tean, et see vist tehniliselt väga lihtne ei ole, et ma ise annan tundi ja samal ajal ise vaatan ennast, aga et lindistada saad. Jah, selles mõttes, et siis ma peaksin loa küsima, et ma ei ole sellega tegelenud, aga et ma tahaks nagu kuidagi seda kõrvalt pilku, sest mul ei ole mitte õrna aimugi, kuidas see õpilase vaates tegelikult välja näeb. Noh, väga julge, et sa tahad seda nagu vaadata, sest noh, mina ütlen ausalt, et mõnikord ma mõtlen, et ma küll ei tahaks nagu seda kõrvalt vaadata. Aga no enda jaoks, jah. Suuline või kirjalik? Suuline. Gümnaasium või põhikool? Gümnaasium. Must kohv või pähkli cappuccino? Jokker. Jokker? Jah, sest et ma ei joo neist kumbagi. Selles mõttes, et mul on seal oma lemmik selles masinas, et kuna jokkerit oli võimalik kasutada, siis ma kasutan. Mis su lemmik on? Mul on kange latte. Kange latte. Mis see kange tähendab siis? Ma ei tea, seal tuleb midagi juurde keerata, et ma mõtlen masinal. jah, okei. Las jääb. Mis oleks sulle? Kaotada hääl või kaotada nägemine? Kas see on mõeldud hariduses või inimesena? Kuidas sa ise tahad? Okei. Nägemine kaotada. Ja kumba sa nüüd mõtlesid? Haridust? Haridust, ma mõtlesin mõlemad korraga. Mõlemad korraga? Nägemine. Jalutamine või jooksmine? Jooksmine. Must huumor või Juku anekdoot? Must huumor. Raamat või film? Raamat. Mees või naisõpetaja? Meesõpetaja. Noh, neid oleks tore kohata. No neid on vähe. Jah. Ütle, mida sina arvad, kuidas saaks noori kooli tööle ja kuidas saaks noori mehi kooli tööle? On sul ideid? Mul ei ole ideid, sest ilmselt kui mul oleks, siis ma oleks juba kuskil mujal. Selles mõttes, et ma ei tea, võib-olla see sõna noor ka, noh, ma võtaks selle ära, et üldse saada mehi selles mõttes, et igas vanuses, et mulle tundub, et on hea, kui koolis on erinevas vanuses inimesi. Aga võib-olla seda õpetajatööd peab natuke serveerima siis selles mõttes, et see õpetajatöö on ju tegelikult nii palju muutunud, et ma kujutan ette, et paljud inimesed, miks nad ei taha võib-olla haridusega ennast siduda, on see, et nende arusaam koolist on selline aastakümnete tagune, mis ei ole võib-olla sellises võtmes neile väga kõnekas, aga ütleme ideede inimestele ja loomingulistele inimestele ja headele suhtlejatele ja niisugustele inimestele tegelikult oleks kool väga hea taimelava iseenese treenimiseks ja ka iseenese tundmaõppimiseks. Et selles mõttes, et kui palka muuta ei saa, no selles mõttes ma saan aru, et see peab olema mingi ideeline asi, siis pigem pakkuma hästi paindlikke lahendusi selles mõttes, et on võimalik käia õpetamas poole kohaga teatud päeval, teatud kuudel, teatud hetkedel. Noh, selles mõttes, et lihtsalt kaasata neid inimesi, kellel on näiteks muu töö, aga et tuua neid niipidi, et hästi paindliku lahendusi pakkuda. Et sa näed, et pigem need uued lahendused, mitte see, et me tõstame palka nagu mingi... Ma ei tea jah, et kuhu selle palga peaks tõstma teiseks, et selles mõttes, et see oleks mingisugune argument, aga teisalt me vist ei taha ka, et tuleks ainult inimesed selle palga pärast. Noh, kooli, jah, et see oleks nagu see teine pool. No minu kogemus on see, miks ma seda mees- ja naisõpetaja küsimust nagu küsisin. Minu kogemus on see, et ikkagist naised on ju õpetajad üldjuhul, eks ole. Ja noh, paratamatult on seal selline lõhe, eks ole, sees, et oleks vaja mehi, aga kas meestele on nagu õpetajana rohkem lubatud? Seda vist peaks küsima õpilaste käes selles mõttes, et ma olen kandideerinud näiteks mingitesse kohtadesse, kus lihtsalt on olnud
probleem see, et on öeldudki, et te olete naine, et me eelistame meest, et kuna meil on kõrvale panna samaväärse eluloo kirjeldusega, et me tahame rohkem kooli mehi ja me praegu eelistame meest, et see ei ole midagi teist, selles mõttes otseselt teist kui inimesest sõltub. Ja et siis mul tegi küll see kurvaks, et mis asja nagu selles mõttes, et kui sa just sellel baasil pead nagu ma saan sellest aru, et me peame neid kooli tooma, aga lubatud, selles mõttes, et võib-olla, siis oligi see koht, et kus ma tundsin, et ma pean loobuma sellest kohast selle tõttu lihtsalt, et keegi on mees. Et siis mul tundus küll, et nagu mõnes mõttes ju tehakse neile eelis. On neile lubatud rohkem selles mõttes, et tookord see jäi nagu kripeldama, et miks nii. Mulle jääb nagu siuke mulje lihtsalt, vabandust nüüd kõik meessoost kuulajad, et mehed on nagu need ükssarvikud seal koolis ja et jumala eest, et tulge meile, eks ole. Aga võib-olla on see lihtsalt minu kibestunud vaatenurk. Noori või üldse inimesi kooli tööle saada ju tegelikult minust järjest enam tehakse ka selle nimel, sellist turundust on ju erinevaid, on noored kooli, siis on õpetajaks ja nii edasi. Sa oled öelnud ühes artiklis, et suurt rolli mängib õpetaja enda maailmapilt. Et mida sa elus üldse tahad saavutada, et mis on sinu jaoks need olulised elemendid, ja siis kas sa neid olulisi elemente koolist leiad. Et ma arvan, et see on see pool, et on mõned asjad, mida saab kampaania korras teha, aga mõned asjad on need, mida on raske muuta. Ma mõtlen, et kui inimesel on teatud ootused elule ja elu eesmärkidele, siis ma arvan, neid kampaaniaga ei muuda. Enne kui me edasi läheme, mul on kogu aeg siuke mulje, et sa suudad nagu hästi panna piire töö ja eraelu vahele. Ma olen õppimas seda, aga ma olen kindlasti ka sellest tohutult eksinud ja läbi kukkunud, aga ma püüan, et praegu, ma kunagi alustasin sellise liikumisega iseenda jaoks, kui oli hästi aktuaalne mõned aastad tagasi oli Occupy Wall Street liikumine, siis mina alustasin Occupy My Sunday'ga, ehk et ma alustasin oma pühapäeva tagasivõitmist iseenda käest. Ehk et selle liikumise mõte oli, et ühesõnaga ma ei anna seda pühapäeva ära ja ma püüan seda nüüd laiendada kogu nädalavahetuse peale, ehk et kui mul on päris mitmed inimesed, kes näiteks nädalavahetusel helistavad ja tahavad rääkida tööst, et see ei pruugi alati olla ka ainult kool, siis ma ütlen aga siit maalt on kõne tasuline, et lepime kokku, kuidas see on ja et ma kuulan, aga siis tasu eest ja mul on samamoodi, ma püüan näiteks selle kaudu, küll pool huumorivõtmes, aga ja siis keegi kunagi palus mul nädalavahetusel, et mine logi kas stuudiumisse või sellesse sisse, siis ma läksin kõigepealt mingi arve.ee keskkonda ja tegin blanketi, täiesti mõttetu sisse logimine nädalavahetusel, hind see ja saatsin kõigepealt inimesele selle blanketi, ütlesin, kas te soovite seda teenust ikka ja siis kuidagi see asi rahunes. Et läbi huumori paned paika teisi? Või piire? Ma püüan, et kui nüüd paika panen. Aga kuidas need õhtud on? Mina isiklikult olen see, kes teeb tihti ka õhtuti tööd ja võib-olla algusaastatel tõesti ka hilja õhtul. Ma olen ka koolis üks viimaseid lahkujaid õpetajate toast ja meil on õpetajate toas lausa omaette ring, mida me kutsumegi umbes tõelised huvilised, et ja eriti hinnatud on muidugi see reede õhtul, sest sinna jäävad tõeliste huvilised. Et ma selles mõttes püüan küll võimalikult palju koolimajas ära teha, et ma ei tuleks selle asjadega koju. Imetlusväärne. See on nagu teooria. See on teooria, aga praktika on... Ei, selles mõttes ikkagi ikkagi mõnikord ju tuleb mingid asjad kogunevad, et sa võid ju ükskõik planeerida, aga... Et milline on kõige parem puhkus on siis, kui sa tuled tagasi ja ei mäleta salasõna vist? Jah, ei mäleta salasõna, tunniplaanist sul ammugi enam aimu ja siis sa ei mäleta ka isegi, et milliseid aineid sa konkreetselt sellel perioodil annad. See oleks veel eriti nagu edasi jõudnud. Ma arvan, et selle nii jõuab aastate pikkuse harjutamisega. Aga ma tean seda, et sa
tegelikult tegeled nii paljude asjadega, et sind võib nimetada küll ettevõtlikuks õpetajaks. Sa jäid mõtlema, aga no ma näen nagu kõrvalt, et sa teed sporti. Oi, jah. Ma olen sportina võib-olla natukene rohkem aktiivsemalt küll teinud, aga praegu mitte võib-olla nii aktiivselt enam. Mis mulle vahepeal väga tõesti meeldis, oli see, et ma vist 3 aastat tegelesin päris tõsiselt kulturismiga, mis on selles mõttes hästi naljakas, et ma suutsin kulturismiga nii tegeleda, et see ei paistnud mitte kusagilt välja. Mis sa oled vait? Käisid jõusaalis ühesõnaga? Mitte ainult jõusaalis, vaid käisin väga professionaalse treeneri juures, kes oli halastamatu. Ma kuulan Piretit ja mõtlen, et seda saab küll ainult Piretiga juhtuda, sest kõik need lood, mis ta räägib, need on läbi tema prisma kuidagi nii ehedad ja ehtsad, et mitte kellegi teisega sellist asja lihtsalt ei ole võimalik, et juhtuks. Ja ma kujutan ette, et keegi tahaks kunagi kirjutada mõnda ägedat sketši või näidendit õpetajast, siis selle aluseks võiks olla Piret Tänav. Mida see endast tähendas halastamatu? Närisid kapsast ja... Ei, ma toitumise kallale väga ei läinud, aga lihtsalt, et ma olen käinud niisugustes trennides, kus meil niimoodi soolalamp põleb ja siis me heljume ja me võime teha nii palju, kui me jõuame ja kui on rask, me ei pea rohkem tegema, et teeme, iga kord pakutakse sulle lihtsamaid alternatiive. Aga see treener oli vahelduseks selline, kes ei tunnistanud sellist asja nagu puudumine. Ja kui ma ükskord hakkasin ütlema, et mind ei olnud Tartuski, ta nagu isegi ei kuulanud sellel hetkel edasi enam, et tähendab, nüüd ei olnud trennis, selles mõttes, et mis asi see oli nagu. Ja siis seal trennis, kui sa said rääkida veel, näitas see seda, et su koormused on väga lahjad. Ja. Püha jumal, kaua sa käisid seal 3 aastat? Ma käisin seal 3 aastat ja see oli, ütleme, see mulle meeldis tohutult selle treeneri suhtumine. Mulle meeldis see, et vahelduseks on nii, et sa oled täiskasvanud inimene ja sa lähed trenni, kui sa värisid kui haavaleht just sellepärast, et sul on endal ka piinlik. Ja näiteks peale jõuluvaheaega oli hästi huvitav tema juurde minna, sest ta vaatas siin nagu röntgeniga läbi, et okei, ära ütle, ma tean, mida sa tegid jõuluvaheajal, ma tean. Sa ei pea seda ütlema. Ja see oli päris huvitav. Lihtsalt see oli nagu eksperimendi mõttes hästi huvitav, et mulle meeldibki aeg-ajalt teha selliseid eksperimente, sest ma ei oleks elu sees kõigepealt arvanud, et ma sinna kunagi lähen ja et ma seal ka mingi aeg üldse püsin. Aga teiseks on see, et teha asju, mis ei ole nii-öelda sinu asjad, on see hea viis saada teada nendest asjadest, mis võiksid kunagi sinu asjadeks saada. Kas on veel midagi, mida sa niimoodi oled teinud? Ma olen hästi palju tegelikult selliseid asju teinud, sotsiaalseid erinevaid eksperimente lihtsalt selleks, et ühelt poolt õppida ennast inimesena tundma ja teiseks, et saada teada kohtadest, inimestest, kellega ma muidu kokku ei puutuks. Et ma olen päris veidraid asju selles mõttes teinud. Selline ühiskonna õpetaja, selline salahobi. Salahobi, just, ja ma olen ise ka seda ülesannet ka õpilastele pakkunud, et nad käiksid kohtades, kuhu nad tavaliselt ei satu ja see on üks ka mu lemmikülesandeid, et mul ei ole väga palju neid töid, hindelisi töid, mille puhul on see, et ma tahan ruttu koju jõuda, et ma saaks neid lugema hakata, aga need on niisugused ülesanded, mille puhul tahaks avada assortii kommikarbi ja naudiskleda. Ehk need välivaatlused, kui õpilased on käinud väga kummalistes kohtades, kohtunud väga kummaliste inimestega ja kirjutanud sellest niisuguseid ülevaateid. Need on niisugune klassika, et ma ikka arvan, sa pead raamatu nende puhul on siis bussijutud pluss välivaatlused. See on parim kirjandus selles mõttes, et kui mõnikord mul on see mure, et ma ei jõua raamatuid lugeda, et ei ole kursis olla Eesti kaasaegse kirjanduse või ka nii-öelda välismaise kaasaegse kirjandusega, siis mul on teraga austades sellist kulda, et Kas sa oskad tuua mõne näite, kus siis õpilased käinud on? Nad on käinud alates, üks markantsemaid näiteid, millest ma olen ka vist rääkinud, on see, et kuidas noormehed käisid Anne saunas keset päeva ja see oli nende jaoks igas mõttes niivõrd avastuslik.
selles mõttes, et ühelt poolt oli see hämming, et oli nendel Anne sauna tavakülastajatel suur hämming, mida teevad noormehed Anne saunas keset päeva. Ja teiseks, et noormehed vist ei olnud kunagi näinud, kuidas nüüd öelda, noh, ma ei tea, vananevaid inimkehasid. Et seda nad siis raporteerisid. Ja seal raporteerisid, et kuidas see on võimalik ja nii edasi ja nii edasi. Aga on käidud ka erinevatel üritustel, on pandud ennast proovile näiteks loomatoidu degusteerijana, on käidud töövarjuks, mis on võib-olla selline lihtsam viis, on käidud erinevates kogudustes, tutvumas erinevate liikumistega, mis on võib-olla jäävad nii-öelda peavoolust kõrvale, on käidud erinevates igasugustes klubides, seltsides, mis tegutsevad, aga millest meil ei ole õrna aimugi, või on pandud proovile ka ennast mõnes, on ka nii, et on, kui jäänud koolivaheaeg sisse, siis on ka välismaale võetud mingi objekt ette, et mida on vaadeldud. Aga mõte ongi see, et ühiskonnaõpetust ei saa tegelikult ju klassis õpetada, selles mõttes, et saab küll, aga et seal on nii palju, mida peaks nagu ikkagi oma silmaga nägema. Ja muidugi selles mõttes on ühiskonnaõpetus hästi tore, et mul tuli praegu meelde, et üks õpilane kunagi kes see tundi, vaatas pikalt nagu aknast välja ja ma ütlesin, et ära nagu, et püüame keskenduda tunnile, et mis sa seal aknast ikka välja vaatad. Siis ta ütleski, et ei õpetaja, ma vaatan, mis ühiskonnas toimub. Ja see ongi selle hetkel, ma mõtlesin tegelikult siis vaata edasi, ja vaata põhjalikult. Jah, see võiks isegi niisuguse ülesande teha. Olgu sa nagu elad seda õpilastele ette nii-öelda seda proovimist? Jaa, ma olen ise ka rääkinud, et kuidas ma olen Annelinna avastanud ja Annelinna venelastele külas käinud või ma olen näiteks ka erinevatel reisidel, ma püüan ikkagi nii, et mind mingi hetk tüütavad need turismi marsruudid ära ja siis ma tahan ikkagi näha, kuidas kohalikud inimesed elavad, et ma olen käinud Pariisis niimoodi, et 2 päeva suutsin seda kohustuslikku tuuri teha, kuni lõpuks tundsin, et ma ei tea ikkagi Pariisist mitte midagi. Ma tean ainult seda fassaadi. Et siis oligi sõbranaga, võtsime metroo kõige viimasesse punkti, läksime seal maha, sealt kõndisime nii palju, kui jalad jaksasid ja siis me hakkasime tutvuma niisugustes Pariisi äärelinnadega, kuni lõpuks meid üks meesterahvas kutsus ka koju, et siis ma nägin, kuidas elab üks keskmine pariislane. Ja see oli natuke selles mõttes nukker, et ega seal seda glamuuri väga palju ei ole, et seal on hästi kõrged üürihinnad ja selleks, et seda üüri maksta, peavad nad väga palju tööd tegema ja nad elavad ka üsna kitsastes tingimustes, et hästi palju kortereid on ka ilma nagu tavapäraste akendeta, mis tundus mulle eriti, et niisugused näited või et ka näiteks Jeruusalemmas käies kunagi ma sattusin ka siis ühe ortodokse juudi koju, kes siis tutvustas seda oma maailma, kuidas tema elab ja kui teistmoodi see on. Reisida sulle meeldib? Jah, meeldib. Mis on selline sihtkoht, kuhu sa tahaksid veel jõuda, kuhu sa ei ole veel jõudnud? Ma arvan, et üks on Jamaica, aga neid sihtkohti on selles mõttes päris palju, aga Jamaica tuleb praegu esimesena meelde. Aga kindlasti, mul ei ole nagu selles mõttes vahet, et on piirkondi, kuhu ma ei taha minna või et mind huvitavad ainult soojad maad või mind huvitavad ainult külmad maad, aga mind huvitab niisugused paigad rohkem, kus on säilinud natukene sellist autentsust, tavapäras, ütleme selliseid, kus ütleme need lääne kultuuri mõjud ei ole veel väga tugevalt juurdunud. Et sellist teistsugust maailma. Jah, teistsugust maailma, et iseenesest, ütleme, et Euroopas on ka väga tore reisida ja käia muuseumites ja nii edasi, aga palju põnevam on käia kohtades, kus sulle tuletatakse meelde, kui hästi sa ise elad või et kui lihtne sul on elada või et teistmoodi on ka ja see on täiesti võimalik ja selle teistmoodi elamise juures on võimalik ka täiesti õnnelik inimene olla. Olgu, see reisimine praegu pole küll võimalik, aga kui sa saaksid homme kuhugi minna, siis läheksidki Jamaikale? Näiteks homme, et kui lihtsalt kiire on nagu ütlemisega, et siis ma ütlengi, et siis võtame ja alustame Jamaikast, aga muidu on, kui lähtuda, ütleme Jamaika või ka Kuuba, sest mulle tundub, et Kuubale peaks ka hästi kiiresti minema enne veel, kui see vana süsteem seal lõplikult laguneb. Mis on sellised asjad, mis sind nagu maandavad? Pingete mõttes siis. Mind mahandavad väga head kolleegid, vestlused väga heade kolleegidega, väga head raamatud, siis vahel ka need treeningud, siis loodus ja see,
teha niisuguseid asju, mis ei ole võib-olla jällegi see, et mugavustsoonist väljas. Langevarjuhüpe? Langevarju mul tundub liiga lihtne, vaata, selles mõttes, et sa tellid selle teenuse ära, hüppad alla ja kõik, aga et vaata, et see, et sa paned ise selle langevarju kokku, ise organiseerid lennuki ja see on juba see tase, vaata, mis mind huvitaks rohkem. Et selles mõttes mõtlengi, et neid on ju väga lihtne, et ma hüppan alla, aga mis siis edasi, eks? Aga ütleme selliseid mentaalseid langevarjuhüppeid võib-olla teha, et need on veel palju põnevamad. No me lõpetame sellise küsimusega, et 30 aasta pärast, ehk siis aastal 2051 põhimõtteliselt alguses, milline sa tahaksid olla õpetajana? Ja milline on Piret Tänav siis? Ma tahaksin, et ma ei oleks siis enam õpetaja. Ma mõtlen, et ma ei oska ise ennast, sest et see inimese teekond on hästi kummaline, et 30 aasta pärast ma loodan, et ma ei ole enam õpetaja, aga et ma teen midagi sama laadselt, aga sama põnevat edasi. Et ma ei arva, et jah, et tänases maailmas, et kindlasti ma tahaksin ühte teed ja ühte rada käia 30 aastat veel edasi. Siis ma arvan, et siis ehk on süsteem ka nii palju muutunud, et on teistsuguseid inimesi seal ka. Aga milline on haridus? Ma väga loodan, mul on sellised hästi radikaalsed ideed hariduse osas. Näiteks see, et õpetajad ja ka koolide juhtkonnad ja ütleme kogu töökollektiiv hariduses oleks tähtajaliste lepingutega. Et see tähtajatus lõppeks ära, ehk et sellega me paneks ise juba tegelikult hästi palju muudaks oma elus, et ma peangi teatud ajavahemiku tagant uuesti kandideerima, uuesti ennast nagu proovile panema või see, et näiteks ka Eesti koolides see, et ma võin ühes koolis olla väga hea, väga tugev õpetaja, aga tegelikult, et kui ma käin et panna proovile ennast, kas ma oleksin ka mõnes teises koolis. Et selles mõttes see on selles, et kas ma suudan ka seal õpetada. Ja et selline õpetajate ringlus võiks päris tugev olla, sellepärast, et see looks uusi kooslusi ja teiseks tooks värsket verd ja võib-olla ka seda hariduse kvaliteeti ka piirkonniti aitaks vähendada. Aga ma saan aru, see on niisugune idee, millega on võimalik ainult vaenlasi võita ja sõpru kaotada. No sellega sa kaugele ei jõua praegu, et selles suhtes, et inimesele ikkagist või õpetajale meeldib see stabiilsus. Et mina ei kujutaks ette, et ma pean ma olen olnud asenduskohtadel, eks ole, ja tegelikult see on üsna nagu stressirohke või kuidagi elad nagu sisse, sa oled ju olnud ka asenduskohal või nagu, et sa elad nagu sisse ja siis sa pead ära minema. Aga võib-olla see tõesti, kui sa teadki kogu aeg, et see nii on, et siis võib-olla sa häälestad ennast teistmoodi, sest mina vahepeal isegi ka, kui ma Härmas töötasin, käisin veel üks päev nädalas Põlvas tööl ja see oli kohutavalt värskendav. Ma käisin, mul oli nagu puhkus selles mõttes lihtsalt, et sa unustad ära ikkagi, et kuidas võib üldse, see, et sa käidki erinevates kohtades nagu õpetamas ja see kuidagi, see niivõrd hästi mõjub ikkagi perspektiivitundele ja mis seal alati on ka see, et sa võid ju mõelda, et tõesti, et ma olen nii vana tugev tegija, aga siis sa saad mõne klassi, kes sind äratab üles ja ütleb, halloo, mis sa arvad, et kui sa arvad, et sa saad meiega niimoodi teha, siis arva veel korra. Ja vaat see on see koht, kus minu meelest algab pedagoogika. Jah, siin oleks krulli vaja. Ja ma arvan, et see on just see koht, kus sa pead krulliraamatu kõrvale panema ja siis on see, mis on sinus see nii-öelda krull. Sinu krull. Aga suur tänu sulle, Piret. Võta heaks. Me ootame siis seda bussiraamatut ja kulturismi minutite raamatut. Ja... See oleks muidugi päris naljakas, kui ma hakkaks kulturismi... Ma mõtlen veel, et vaadates, kuidas loodus kõigile mõjub, et ma annaks välja mingi kulturismi raamatu. See oleks päris naljakas. Lihtsalt ma tahan öelda, et sa nagu sa teed oma piltidega, et sa talletaks need kuhugi, et ka teistel oleks mõnus lugeda. No vaatame. Nii, võta kommi. Ja, aitäh. Mis värvi kommi võtad? Klassika, fuksia. Fuksia. Aitäh sulle! See oli Roosa Raadio 4. osa. Suur tänu kuulamast! Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume? Eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören! Ma
sõin saia rohke võiga, nii et tervislik toitumine, oodaku midagi paremat aega.